Ameerikal on Hiina jaoks sõjaplaan ja selleks kulub vaid 2 päeva. Võib-olla natuke kauem, kui Peking otsustab, et neile ajakava ei meeldi, mis ajalooliselt ongi nii olnud. Pingepunktiks on Taiwan. Saar, mis toodab kiipte, mis juhivad sinu telefoni, autot ja pool maailma sõjatehnikast. Kui see kaotada, kukub kokku kogu maailma majandus. Sõjamängude simulatsioonid näitavad, et juba avakäik maksaks Ameerikale 2 lennukikandjat ja 500 lennukit. See pole lihtsalt kehv tööpäev. See on nagu Vietnami sõda kokku surutud 3 nädala sisse, enne kui keegi on jõudnud rahuleppest rääkima hakata. Kuidas siis miiakse plaani, mis algab katastroofiliste kaotustega kui võidustrateegiat? Täna vaatame, milline on Ameerika tegelik vastus Hiina sissetungile Taiwanile ja miks see hirmutab Pekingit rohkem, kui ükski lennukikandjate grupp kunagi suudaks. Ja kui sulle need iganädalased videod meeldivad, vajuta telli enne, kui Pentagon selle infoga ära salastab. Alustame probleemist. 30 aastat tagasi sai Ameerika saata lennukikandjate gruppe Taiwani väina ja sundida Hiinat taanduma. Täna peavad need lennukikandjate grupid tegutsema 100 miilide kaugusel rannikust või riskima vaenlase rakettide ja droonide rünnakuga. Oleme seda juba näinud. 2026 aasta konfliktis Iraanis. Kuid Hiinal on tuhandeid rohkem droone ja rakette ning nende ulatus on suurem kui Iraani omadel. Hiinal on ka kõige rohkem laevu maailmas. 2026 aastal kokku 405. Tõsi, need laevad ei ole päris sama head kui USA mereväe omad, kuid sõjalised allikad nagu endine kindral Jack Keane nõustuvad, et kogus on omaette kvaliteet. Rohkem laevu tähendab rohkem tulejõudu. Vaadake lihtsalt nimekirja. Hiinal on 8 Renhai-klassi hävitajat. On 28 Lüngang 3 klassi hävitajat. Nimekiri jätkub. Hiinal on tõsine tulejõud. Sellepärast on sõltumatud allikad nagu strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS teinud oma sõjamänge ja tulemused olid üsna kainestavad. Hea uudis on see, et Ameerika Ühendriigid ja Taiwan suudaksid sissetungi tagasi tõrjuda, eeldusel, et neil oleks Jaapani abi. Kuid see oli ainus hea uudis. CSISi dokumendid näitasid, et Ameerika kaotaks 2 lennukikandjat 10–20 suurt pealvee sõjalaeva ja 200–500 lennukit. Löönumbrid kokku, see teeb peaaegu 3200 teenistujat ja see on alles esimene lahing. Üks lahing, mis tähendab umbes 20% kogu Vietnami sõjas hukkunutest vaid 3 nädala jooksul. Ja see arvestab ainult sõja esimest faasi. Nii et muud valikut pole. USA sõjavägi peaks muutma oma traditsioonilist jõuprojektsiooni strateegiat. See algaks sellega, et lennukikandjad liiguksid vähemalt 900 miili kaugusele, et vältida Hiina TF-21 raketti, mida tuntakse ka kui lennukikandjate tapjat. Ja nad peaksid seal ootama, kuni Hiinal on vähem laskemoona kasutada. Seega lennukikandjad ei suuda Taiwani invasiooni peatada. Lennukikansatelt lähtuvad lennukid ei suudaks rünnata olulisi sihtmärke Hiina mandri osas. Nad ei pruugi isegi olla võimelised tabama sihtmärke Taiwani väinas enne, kui invasioon on juba lõppenud. Aga olukord muutub veelgi tõsisemaks. Kuidas Ameerika Ühendriigid oma kaotusi korvaksid? 1975 aastal oli Ameerika Ühendriigid üks maailmas suurimaid laevaehitajaid. 50 aastat hiljem moodustab see vähem kui 1% maailma laevastikust. Ameerika Ühendriikidel on vaid 4 mereväe laevatehast ja 17 kuivdokki. Hiinal on neid vähemalt 35. Samuti on tal 10 tööstuspartnereid, kes suudavad toota sõjalaevu. Ameerika Ühendriikidel on küll 154 eralaevatehast, samas kui Hiinal on neid 175. See ei pruugi tunduda suure erinevusena, kuid tootmisvõimsuse poolest on vahe tohutu. Hiina suudab laevu ehitada 232 korda kiiremini kui Ameerika Ühendriigid. Merendusvõimsuse erinevus on nii suur, et Hiina suudab ehitada 3 täiesti uut laeva selle ajaga, mis kulub Ameerika Ühendriikidel vaid 1 kere hooldamiseks. Pentagoni vastus on, et pelgalt arvud ei räägi kogu lugu. Kuigi Hiinal on rohkem laevu, on USA mereväel endiselt suur eelis üldises suuruses ja tulejõus. Ameerika laevad on suuremad, võimekamad ja raskemini uputatavad, mis tähendab, et Hiina võiks otseses lahingus kaotada palju rohkem laevu. Probleem on selles, et see eelis on juba aastaid vähenenud. Kaotatud laevade asendamine ei ole enam sugugi nii lihtne kui varem. Hiljutises sõjamängus kulus kaotatud dessantlaevade asendamiseks hinnanguliselt 2 aastat. Kaotatud allveelaevade asendamine võttis 7,5 aastat. Hävitajate asendamine võttis 15 aastat ja vaid 2 kaotatud lennukikandja asendamine 30 aastat. Teisisõnu, isegi kui USA võidab sõja,
võib mõnest kaotusest taastumine võtta aastakümneid. Ja see on optimistlik stsenaarium. Nüüd on Washington loonud laevaehituse ameti, et proovida probleemiga tegeleda. Kuid USA merevägi teatas siiski 2025 aasta septembris suurtest viivitustest. Just seal läheb olukord veelgi murettekitavamaks. Laevad, millele Ameerika tulevases konfliktis loodab, ei jõua kohale õigel ajal. Alates järgmise põlvkonna allveelaevadest kuni mereväe uusima lennukikandjani on olulised programmid ajast maas. Mõned aasta, mõned 2, teised aga 3 aastat. Individuaalselt ei tundu need viivitused katastroofilised, kuid kokku annavad need 9 suure laevaehitusprogrammi peale hämmastavad 11 aastat viivitusi. Põhjused on üllatavalt argised. Tarneahela probleemid, mis pole pärast pandeemiat täielikult taastunud, kvalifitseeritud tööjõu puudus ja laevatehased, mis juba niigi vaevlevad mahajäämuse käes. Kui järgmiste aastate jooksul puhkeks Taiwani pärast suur sõda, peaksid Ameerika Ühendriigid võitlema selle laevastikuga, mis teil on täna. Mitte selle laevastikuga, mida nad plaanivad homme omada. Isegi Pentagoni ametnikud tunnistavad, et ükski täidesaatev korraldus ei suuda võluväel kustutada aastaid kestnud viivitusi enne võimaliku kriisi saabumist. Laevad ei ole ka ainus probleem. Sõjamäng näitas ka, et Pentagoni jaoks võib kõigi kaotatud hävituslennukite asendamine võtta kuni 8 aastat ja pommitajate asendamine kuni 12 aastat. USA sõjavägi ei räägi sellest eriti palju, kuid see on karm reaalsus. Seda seetõttu, et piirkonna baasid nagu Kadena õhuväebaas ja isegi Guam saaksid Hiina rakettidega pihta. Sadu lennukeid hävitataks veel ja tuhandeid lisainimkaotusi tekiks juba enne, kui konflikt on kestnud vaid mõne päeva. Teisisõnu, sõjamängude šokeerivad kaotused ei pruugi olla kõige hullem stsenaarium. Need võivad olla alles algus. Kuidas saab siis sellist ebatäiuslikku plaani nimetada võidustrateegiaks? Tegelikult ei saa. Seepärast ütlebki USA sõjavägi, et CSIS-i ja kongressi analüüs on aegunud. Kõikidest nendest ohtudest on juba ammu teada, nii et see pole tegelik plaan. Aga kui ei merevägi ega õhuvägi ei peata sissetungi Taiwani väinas, siis mis seda teeb? Tegelik jõustrateegia ei sõltu miljardite väärtuses lennukikandjatest ega kallistest lennuväljadest, mida ei saa liigutada. Seda nimetatakse Project Hellscape'iks. Need olid ametlikud sõnad admiral Samuel Papara poolt, kes on USA Indo-Vaikse ookeani väejuhatuse ülem Washington Postile 2020 aasta suvel. Kui projekt Hellscape töötab nii, nagu on kavandatud, peaks iga Hiina sissetungi jõud läbima tõelise õudusunenäo. Kogu 110 miili pikkune Taiwani väin oleks üle ujutatud Ameerika ja liitlaste droonidega. See tekitaks hiiglasliku jälgimise ja ründevõrgu, mis ulatub satelliitidest ja luurelennukitest kuni sõjalaevade ja allveelaevadeni. Iga liikumist saaks jälgida, iga sihtmärk tuvastada ja iga viga karistada. Paberil on see uskumatult võimas kontseptsioon, aga see on ainult paberil. Mõned kõige arenenumad droonid, nagu Global Hawk, on integreeritud tohutusse võrku, mis ulatub AWACS lennukitest allveelaevadeni, tehisintellektiga, mis suudab sihtmärgid veelgi selgemaks muuta, kuid neid on ainult 33. Ja need on kavandatud pensionile saatmiseks just samal perioodil, mida paljud analüütikud peavad Taiwani konflikti suurima riskiga ajaks. Aga kui need süsteemid on nii olulised, siis miks neist loobutakse? Pentagoni vastus on, et Hellscape ei ole üles ehitatud tänasele tehnoloogiale. See on üles ehitatud homse tehnoloogia ümber. Sõjavägi panustab sellele, et uus, odavam ja targem droonide põlvkond jõuab õigeks ajaks kohale. Teisisõnu, üks Ameerika tähtsamaid sõjaplaane ei sõltu relvadest, mis tal juba olemas on, vaid relvadest, mida ta alles kiiruga ehitab. Papara oli tagasihoidlik, kui rääkis sellest, milliseid uusi mehitamata süsteeme Hellscape sisaldab. Kuid meil on ka teisi allikaid. 2023 aasta augustis käivitas Valge Maja replikaatori programmi, et hankida 10 000 droonisüsteeme. Selle hinnasildiks kujunes $500 miljonit aastas. Pentagoni ametnikud tunduvad seni tulemustes optimistlikud. Kindral Charles Bradford Cooper II, Paparo kolleeg USA keskväejuhatuses, nimetas seda programmi asendamatuks. Tema väide oleks, et sõja esimesel päeval Iraaniga hävitas nende relvade parv väärtuslikke Iraani sihtmärke, nagu laskemoonatehased ning juhtimis- ja kontrollkeskused, hinnaga $50,000 tükk. Seda nimetatakse madala hinnaga mehitamata lahingurünnakusüsteemiks ehk LUCAS. Selle $50,000 eest saab USA sõjavägi relva, mis suudab tabada sihtmärke 500 miili kaugusel. Võrdluseks, ühe F-35 mootori hind on umbes $22,6 miljonit. Tehke arvutused ja see tähendab, et ühe F-35 ühe osa eest
saab 452 Lucase drooni. veelgi parem, neid relvi saab kasutada laevalt või isegi pikapilt. Samas kui F-35 saab kasutada ainult lennukikandjalt või lennuväljalt. Nii et droonid on ellujäämisvõimelised viisil, nagu Ameerika traditsioonilised relvad seda ei ole. Kuid see pole nende ainus eelis sõjas Hiinaga. Need niinimetatud Lucase droonid on täiustatud versioonid Iraani Shahedist. Lihtsalt parema sihtimissüsteemiga tänu GPS-ile. USA sõjavägi ütleb, et droonid on varustatud tehisintellektil põhineva juhtimissüsteemiga, mis tähendab, et nad suudavad tegutseda iseseisvalt ilma ühenduseta inimooperaatoritega. See muudab nende segamise või isegi blokeerimise võimatuks, kui GPS-süsteem peaks rivist välja minema. Hiina ulatuslik elektroonilise sõjapidamise võrk ja satelliiditapjaraketid ei piisa nende tõrjumiseks. Need on Pentagoni argumendid. See usub nendesse nii palju, et plaanid toota 340 000 sellist drooni aastaks 2028. Me teame ka, et droonide suur müür ulatuks ka lainete alla, sest Pentagon on investeerinud palju veealuste droonide, näiteks autonoomse allveedrooni Orca ehitamisse. See peaks olema mitmekülgne ja suutma kohaneda erinevate ülesannetega, nagu luure, elektrooniline sõjapidamine või ründeoperatsioonid. Nad võivad paigaldada miine, tulistada välja väiksemaid droone ja tiibrakette või isegi paigutada torpeedosid, mis jäävad passiivseks kuni käsu saamiseni. Siis muutuvad need laevatapjateks. Kõik see väidetavalt $55 miljoni eest tükk. Võrdluseks Arleigh Burke'i klassi hävitaja maksab umbes $2,7 miljardit tüki kohta. Seega on Pentagoni sõnul Orca tõeline sooduspakkumine. Kõik kõlab nagu suurepärane plaan, kuid numbrid viituvad hoopis vastupidisele. 2 aastat pärast replikatoori programmi käivitamist tunnistasid Pentagoni allikad, et uusi droonisüsteeme oli tarnitud vaid 100. See peaks panema meid kahtlema, kas Kaitseministeerium suudab tegelikult 3 aasta jooksul toota 340 000 Lucase drooni. Mis puudutab Orcat, siis USA sõjavägi kiidab selle võimekust, kuid alati tuleviku vormis. Nad ei ütle nii kiiresti, kui palju neid tal tegelikult on. Ainult üks. Tarniti 2023 aasta lõpus, telliti 5 tükki 2019. aastal ja ülejäänuid oodatakse siiani. Ja aeglane ajakava on vaid esimene ohumärk kavandatava projekti Hellscape puhul. Hiinal on endal tohutu droonide laevastik. See on kopeerinud kõik Ameerika tippdroonid, nagu Global Hawk ja MQ-9 Reaper. Aga asi läheb hullemaks. Kuna lahing toimuks Hiina rannikule lähedal, suudaksid hiinlased tuua rohkem väiksema lennuulatusega droone Taiwani väina. See tähendab, et Hiina droonid oleksid odavamad ja neid oleks rohkem, eriti kuna Hiina on maailma droonide tarneahela keskmes. Hiina demonstreeris seda juba 2026 aasta alguses, kui riigitelevisioonis näidati, kuidas üks sõdur juhib 200 droonist koosnevat parve. Tõsi, see võib olla propaganda, kuid analüüsid, sealhulgas USA valitsuse enda VOA uudistekanali omad, viitavad sellele, et Hiinal on oma arsenalis üle 50 erineva droonitüübi ja 10 000 droone, mida kasutada. Veel üks löök Pentagoni suurele droonide müürile on see, et Hiina kontrollib peaaegu kõiki magneteid, mida nendesse droonidesse pannakse, sõltumata sellest, kes neid kasutab. Ilma magnetiteta pole droone. Mootorid ei tööta ilma nendeta. Pentagon teab, et see on probleem. Seega, alates 1. jaanuarist 2027 keelatakse USA kaitsetööstuse ettevõtetel kasutada Hiinast pärit haruldasi muldmetalle. Aga me oleme juba näinud, et tarneahelate ümberkorraldamine võtab aastaid ja me pole selle teemaga veel lõpetanud. Alati võib minna veel hullemaks, aga oletame parimat stsenaariumi ja droonide probleem saab õigeks ajaks lahendatud. Siiski jääb veel üks puudus. Tarneahelat saab muuta. Sa ei saa muuta fakti, et saad seda, mille eest maksad. Droonid on odavad. Liiga odavad selleks, et teha seda, mida Pentagoni optimistid tahaksid, et sa usuksid. Paparo ise tunnistas, et droonide suur müür ei olnud loodud selleks, et sõda kiiresti võita, ega isegi selleks, et sõda üldse võita. Ta ütles, et Hellscape'i mehitamata osa oli seal selleks, et aega võita. Loodetavasti 6 aega. Ükskõik millised eelised droonide müüril ka poleks, oli see avalik tunnistus, et laevastik ei oleks kiire ja lihtsa võidutee Hiina vastu. Oleme juba näinud, miks lootus, et olukord 6 ajaga pöördub, on väga optimistlik, leebelt öeldes. Isegi kui Orca suudaks teha kõike, mida merevägi temalt ootab, ei oleks sellest ikkagi piisav, et hävitada Hiina laevastikuga sama suurt laevastikku. USA sõjavägi võib küll endale sisendada, et replikaatori droonide laevastik muudab mängu, kuid neil on ikkagi vaja oma traditsioonilisi relvi, et Hiina sõjamasinale vajalikku kahju tekitada. Lucase droonide kandevõime on 40 naela.
Võrdluseks, laevavastase raketi Harpoon kandevõime on 500 naela. Sellest ei pääse üle ega ümber. Laevastiku hävitamiseks on vaja raskeid rakette. Aga kust need tulevad? Kõige ilmsem koht on vee alt. Ohio klassi allveelaevad suudavad kanda 154 Tomahawk tiibraketti, mille lennuulatus on umbes 1000 miili. 100 miilid lahinguväljast eemal varjatult võivad nad saata raketilaineid sõjaliste sihtmärkide pihta üle kogu Hiina, jäädes samal ajal uskumatult raskesti leitavaks või vasturünnatavaks. Ja erinevalt mõnest optimistlikumast eeldusest nendes sõjaplaanides on see üks valdkond, kus isegi kriitikud kipuvad Pentagoniga nõustuma. Hiina on viimastel aastatel teinud tohutut edusamme, kuid allveesõja osas usuvad eksperdid, et ta jääb Ameerika Ühendriikidest maha umbes 1 põlvkonna võrra. Veelgi olulisem on see, et Hiinal puuduvad aastakümnete pikkused kogemused allveelaevade jälgimisel ja jahtimisel, mida USA ja tema liitlased on omandanud. Kuid õhuvägi ütleb, et nad ei lase mereväel end üle trumbata. Nad ütlevad, et nende Rapid Dragoni programm on viis, kuidas viia raketid sihtmärgi lähedale ja kiiresti ning turvaliselt lahkuda, olenemata lennukist. Õhuväel on umbes 460 C-130 ja 222 C-17 transpordilennukit. Traditsiooniliselt veavad need lennukid üle maailma vägesid, kütust ja varustust. Aga kui sa juba transpordid raketid lahinguväljale, siis miks laadida need kõigepealt pommitajale või sõjalaevale? Miks mitte lasta need otse transpordilennukist välja? Õhuvägi saab seda teha, paigaldades valitud lennukile ühekordse kaubaaluse. Seejärel veereb see lennuki tagant välja nagu tavaline õhust heitmine. Raketid lastakse välja kaubaaluselt selle laskumisel. C-130 suudab 2 kaubaalusega välja lasta kuni 12 raketti. C-17 suudab 5 kaubaalusega välja lasta 45 raketti. Võrdluseks, B-52 pommitaja suudab välja lasta maksimaalselt 20 tiibraketti, samas kui B-2 suudab kanda 16. Rapid Dragon on 2 hävitaja tulejõud sajandiku hinnaga. Ja milline on eelistatud relv? AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile ehk JASSM, mille lennuulatus on 575 miili. Sellest piisaks, et rünnata sihtmärke sügaval Hiina sisemaal lennukitelt, mis tegutsevad kaugel rindejoonest. Iga rakett kannab ligi 1000 naela kaaluvat lõhkepead, mis on mõeldud kaitsetest läbitungimiseks enne plahvatamist. See on tõsine oht isegi Hiina mereväe suurimatele laevadele. Seega võib öelda, et Rapid Dragoni programm on nutikas viis USA sõjaväel jõudu näidata turvalisemast kaugusest. Selle asemel, et loota vähestele pommitajatele, võib see potentsiaalselt muuta kaubalennukid raketiheitjateks. Pentagon ütleb, et eesmärk on üle ujutada lahinguväli nii paljude ohtudega, et Hiinal oleks raske neid kõiki jälgida, sundides neid kulutama rakette ja õhutõrjet ning luues võimalusi järgnevateks rünnakuteks. Kui uskuda Pentagonit, saadaksid õhuvägi ja merevägi Hiina suunas raketi järel sellises rünnakus, mida pole nähtud teisest maailmasõjast saadik. 1000 Hiina sihtmärki nagu radarijaam Wudi saarel ja lennurada Subi Riffil häviksid 24 tunniga. Mandriosas oleksid sihtmärkideks juhtimis- ja kontrollkeskused, eesliinibaasid, laevatehased, raketipatareid ja heal päeval ka Hiina lennukikandjad, sealhulgas see, mis on veel ehitamisel. Pentagon ütleks teile, et ta teab täpselt, kus need kõrge väärtusega sihtmärgid asuvad või kus nad asuvad siis, kui invasioon algab. Tänu sellistele baasidele nagu Pine Gap Austraalias teaksid USA ja liitlasriikide luurevõrgustikud täpselt, kuhu lüüa. On selge, et allveelaevad ja Rapid Dragoni programm suudavad teha seda, mida Replicator ei suuda. On vaid üks konks, mida USA sõjavägi eriti avalikult ei maini. See strateegia sõltub sellest, kas rakette on piisavalt. Mis siis juhtub, kui raketid saavad otsa? Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ei vaadanud ainult ohvreid, mida sõda Taiwani pärast kaasa tooks. See ühisuurimus koos esindajate koja liikmetega vaatas ka seda, kui palju laskemoona Ameerika Ühendriigid kaotaksid operatsioonis Hiina vastu. Pikamaa laevatõrje raketid oleksid otsas 3–7 päevaga. Ja need Rapid Dragoni pikema tegevusraadiusega JASSM-raketid õhuväel oleks maksimaalselt 30 päeva. Sama kehtib ka allveelaevadelt lastavate pikendatud tegevusraadiusega Tomahawkide kohta. Mida kasulikum on varustus, seda vähem seda tegelikult saadaval on. Selline oli 2024 aasta tehtud simulatsioon. Tollal võisid optimistid Pentagonis selle kõrvale heita, väites, et oluline muutuja jäi arvestamata. See pole enam nii, sest nüüd me teame, milline näeb välja kokkupuude hästi relvastatud vaenlasega. Ameerika varusid on juba testitud Iraanis. Tulemus?
Ameerika Ühendriigid ammendasid 2025 aasta juunis toimunud Midnight Hammeri kampaania käigus 25% oma THAAD-rakettidest ning lisaks 20% oma RIM-161 SM-3 rakettidest. Seejärel tulistasid Pärsia lahe riigid 2026 aastal vaid 3 päevaga välja 800 Patrioti raketti. Võrdluseks, kogu 2025 aastal toodeti neid vaid 620 tükki. Need on kaitseraketid, kuid õppetund on selge. Isegi piiratud sõjas tööstusriigiga saavad raskete täppisrakettide varud kiiresti otsa. Ja Hiina vastu oleks rakettide järele palju rohkem nõudlust kui Iraani vastu. Hiinal on peaaegu 200 dessantlaeva ja see arv kasvab. Mõned neist tabatakse rakettidega teel sihtmärgile, kuid teised jäävad terveks. Kui mõned laevad hävitatakse, leiab Hiina kiiresti palju uusi laevu nende asemele. Lisaks pöörake tähelepanu tarneahelale. Praeguses raketivarus olevad arvutikiibid, magnetid ja raketitehnoloogia sõltuvad haruldastest muldmetallidest, mis pärinevad Hiinast. Täpselt nagu droonidki. Sama täidesaatev korraldus haruldaste muldmetallide kohta kehtib ka siin, kuid nüüd peame rääkima kainestavast tegelikkusest. Ameerika Ühendriikidel on palju haruldasi muldmetalle, kuid veelgi rohkem bürokraatiat. Allikad kinnitavad, et ainuüksi lubade hankimise protsess võtab aega 7–10 aastat. Lubade menetlemise, investorite kaasamise ja varustuse hankimise peale kokku võtab uue kaevanduse avamine Ameerika Ühendriikides keskmiselt 29 aastat. Ainus järeldus, mille sellest teha saame, on see, et Pentagoni korraldus Hiina haruldaste muldmetallide kohta tuli liiga hilja. Kui raketid on otsas, peab USA sõjavägi nende asendamiseks improviseerima ja kiirustama. Laskemoonavarude nappus on teadaolev oht. Pentagon on valmis sellele küsimusele vastama. Volt Typhoonist rääkimiseks pole nad aga nii valmis. Kuid sõda ei piirduks ainult Vaikse ookeaniga. USA luureametnike sõnul võivad selle osad olla juba Ameerika pinnale jõudnud. 2024 aasta alguses hoiatas USA luure- ja julgeolekuasutuste koalitsioon, et Hiina riigiga seotud häkkerirühm nimega Volt Typhoon on vaikselt saanud ligipääsu Ameerika kriitilisele taristule. Eesmärk ei olnud tingimata kohe kahju tekitada. Soov oli paigutada end olulistesse süsteemidesse juba enne, kui kriis üldse algab. Oleme juba varem näinud selliste rühmade tegevust. Varasem riigi toetatud rühm varastas ainuüksi F-35 kohta terabaite andmeid. Kui riigi toetatud häkkimisrühmad suudavad tungida Pentagoni ja Ameerika kõige salajasematesse relvaprogrammidesse, siis mis takistab neid tungimast tsiviilsektori kriitilisse taristusse? Tegelikult mitte eriti miski. USA luurekogukond ütleb juba, et Volt Typhoon on edu saavutanud. Nende enda sõnade kohaselt on mitmete kriitilise taristuorganisatsioonide, peamiselt side, energia, transpordi ning vee- ja reoveesüsteemide sektorite IT-süsteemid juba kompromiteeritud. Ja meil on ka teisi allikaid, kes ütlevad sama. Microsoft usub, et Volt Typhooni tegevuse ulatus hõlmab nii Ameerika Ühendriikide mandriosa kui ka välisterritooriume nagu Guam, kus asub Ameerika suurim baas Vaikse ookeani piirkonnas. Microsoft lisas ka, et sihtmärkideks on olnud tootmis- ja transpordisektorid. See ei ole juhus. On raske toota uusi laevu, lennukeid ja rakette, kui elektrisüsteemid on maas. Nii võib sõda kaotada Ohios juba enne, kui ükski droon õhku tõuseb. Vaata hoolikalt ja näed, et iga USA sõjaväe väidetava plaani tugisammas praguneb samaaegselt. Aga on veel sügavam probleem, millest Pentagon räägib veelgi vähem. Sõjaanalüütikud nimetavad seda fait accompli riskiks. Stsenaarium on järgmine. Hiina tegutseb kiiresti. Mõne tunni jooksul järgnevad koordineeritud rünnakule Taiwani kaitse vastu amfiibmaandumised lääneranniku tasandikule. Ja kui Hiina suudab seda hoida 72 tundi, muudab see kogu mängu. Sõjamängude simulatsioonid eeldavad, et Ameerika reageerib. Ja see eeldus on väga oluline. Pentagon on seda probleemi juba 10 aastat lahendada püüdnud. Mitte kuidas Hiinaga sõda võita, vaid kuidas olla kohal enne sõja algust. Nii ei avane kunagi fait accompli võimalus. Kõik, mis järgneb, on vastus just sellele konkreetsele probleemile. Kui laevad ja droonid hilinevad, raketid saavad otsa ja elektrivõrk on juba kompromiteeritud, siis kuidas võidad? Mitte ükski neist pole tegelikult plaan sõja võitmiseks. Milleks see väidetav plaan siis üldse on? See on teater. Kallis, täpselt kalkuleeritud tuumasõja lähedale ulatuv teater. Ja publikuks on Peking. Tõeline plaan ei olnud kunagi lihtne võit. Me võime tsiteerida allikat, mida hiinlased ise eelistavad, et näha, mida Pentagon tegelikult mõtleb. Sun Tzu ütleb, et tõeline tipptase seisneb vaenlase alistamises ilma võitluseta.
see ongi tõeline plaan. Pentagon väidaks, et me oleme seni liiga palju keskendunud mereväele ja õhuväele ning liiga vähe merejalaväele. 2024. Aasta aprillis maabusid USA merejalaväelased Filipiinidel Mavuluse saarel, vähem kui 100 miili kaugusel Taiwanist. Nad ei olnud sugugi tagasihoidlikud. Nad tõid kaasa laevatõrjerakettide patareid, kerged amfiibsõjalaevad ja sensorid, mis suutsid kutsuda kohale tuletoetust 100 miilide kauguselt. Siis mõne päeva pärast pakkisid nad asjad kokku ja lahkusid. Hiina pani seda tähele ja just see oligi eesmärk. Üksus oli merejalaväe rannikurügement. Nad on piisavalt väikesed, et kiiresti liikuda, kuid varustatud piisava tehnikaga, et kellegi päeva ära rikkuda. Nende kogu eesmärk on liikuda ringi esimese saarteahela välimistel saartel. Mapulust, Filipiinidel, Jonagunist Jaapani Ryukyu-ahela tipus, rünnates Hiina formeeringuid samaaegselt põhjast ja lõunast. Nad ei jää ootama esimest raketirünnakut. Nad hajuvad, liiguvad ümber. Neid on kallis eirata ja raske leida. Ja sõjaväe jaoks, mis on aastakümneid planeerinud statsionaarsete Ameerika baaside hävitamist, on see probleem. Pentagon avalikustab need õppused meelega. Sõnum Pekingile on: me oleme juba kohal. Me tunneme maastikku ja tuleme tagasi. Aga Hiina ei hakka kartma mõnda merejalaväe rügementi väikestel saartel. Õhuvägi väidab, et on leidnud lahenduse. Erinevalt lennukikandjatest ei saa õhuväebaase liigutada, kuid lennukeid saab. Sellepärast töötatigi välja paindliku lahingutegevuse kontseptsioon. Plaan esitati kongressile 2024 aasta juunis. Õhuväe visioon näeb ette, et lennukid paiknevad paljudes väiksemates kohtades, mitte ei ole koondatud suurtesse baasidesse. Need oleksid üsna tagasihoidlikud kohad, kus on vaid nii palju varuosi, et olla töökorras. Sõdurid liiguksid kiiresti sisse ja välja. Tankimine toimuks kiiresti. Juhtimine ja kontroll viiakse üle võrkudele, mis on piisavalt väikesed, et neid saaks varjata maskeerimisvõrkude alla ning mis töötavad otsenähtavuse piires. See pole ainult teooria. Allikad ja satelliidipildid ei valeta. Plaanid on juba käimas. Vaadake vaid Ameerika baase Filipiinidel, mis on loodud täiustatud kaitsekoostöö lepingu alusel. Neid on 9 kogu Filipiinide saarestiku ulatuses ja Pentagoni sõnul on nende sõnum selge. Lõunapoolsed kohad, nagu Antonio Batista lennubaas, asuvad Hiina mandrist kaugemal. See tähendab, et need ei saa raketirünnakus nii palju kannatada. Aga kõik, mis seal ellu jääb, suudab sissetungijatele palju suuremat kahju teha. Samal ajal saavad põhjapoolsed kohad, nagu Camilo Osiase mereväebaas, palju rohkem kannatada, kuid nende asukoht on hea. Pekingi kõrgemad ohvitserid teaksid, et kui need baasid hävitatakse, lähevad koos nendega ka paljud Hiina sõdurid ja varustus. Nad teeksid ka, et paindlik lahingukasutus ulatub Filipiinidest palju kaugemale. Alates kaugematest Vaikse ookeani saartest nagu Tinian, Põhja-Mariaanidel, kuni tsiviillennujaamade varustamiseni Jäpi saarel Mikroneesia liiduriikides, muster on selge. Pildid ja rahaliikumised näitavad, et Ameerika Ühendriigid teevad kõik, et mitte juba esimestes raundides nokauti saada. Ja Hiina teab seda. USA sõjavägi annab Pentagonile samuti teada, et tal on liitlasi. Mitte ainult passiivseid, kes lubavad oma territooriumi kasutada, vaid ka aktiivseid, kes on valmis võitlusega ühinema. CSIS-i sõjamängus ei kasutatud ainult Ameerika Ühendriikide rakette. Taiwanil on ka omaenda laevatõrjeraketid. Need ammenduksid nädalaga, kuid see tähendab 100 lisarakette. Kuid Taiwani esimene heidutusliin ei toetu tõrjerakettidele. See on geograafia. Kaardil tundub, et see on saar, millele saab läheneda mitmest suunast. Tegelikkuses ei sobi enamik rannikust suureks dessandiks. Taiwanil on umbes 1400 kilomeetrit rannajoont, kuid suur osa sellest on kaljud, kivid või tihedalt asustatud alad. On vaid mõned rannad, kus suur vägi saaks tegelikult maabuda. Ja isegi kui kujutada ette, et see esimene samm õnnestub, muudab maastik olukorra keeruliseks. Saare läänekülg on iga sissetungi jaoks ideaalne koht. See on osa, mis on suunatud Mandri-Hiina poole ja seal asub ka enamik tasast maad. Aga see tasane maa mängib siin suurt rolli. Rannikutasandlik on kitsas, surutud ookeani ja saare keskelt kulgevate järskude mägede vahele. Kui väed peaksid maabuma, ei leiaks nad avatud ala, kuhu laiali valguda. See satuks kohe linnadesse, teedele ja maastikule, mis suunab liikumise loomulikult kitsaskohtadesse. See on oluline, sest see muudab kogu järgneva lahingu iseloomu. Laiast rindest saab midagi palju kitsamat ja raskemini läbitavat. Taiwan on samuti pidevalt uuendanud oma õhujõude, eriti F-16 lennukiparki. 2024 aastaks oli Taiwanil üks suuremaid F-16 lennukiparke Aasias.
ning see moodustab olulise osa sellest, kuidas nad üritaksid võimalikus konfliktis õhuruumi kontrollida. See varajane faas on väga oluline. Kui sa suudad õhuruumi pärast võidelda, muutub kõik maapinnal vaenlase jaoks palju raskemaks. Kuid võib-olla polegi kõige olulisem muutus seotud varustusega. See puudutab inimesi. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022 aastal pikendas Taiwan kohustuslikku ajateenistust 4 kuult 1 aastale. See tähendab, et rohkem inimesi saab tõelist väljaõpet ja suurem osa elanikkonnast on valmis pikemaks konfliktiks. See näitab ka mõtteviisi muutust, rahvusliku identiteedi nihkumist. Mõte ei ole ainult välisele abile lootma jääda, kui asjad lähevad halvasti, vaid olla võimeline iseseisvalt kauem kaitset pidama kui varem. Mitte miski sellest ei taga midagi. Aga see tähendab, et iga Hiina sissetung peab arvestama kohaga, mis on palju raskem, kui kaart näitab. Kuid Taiwan ei ole üksi. Esimest korda pärast teist maailmasõda ehitab Jaapan üles sõjaväge, mis on võimeline ründavateks operatsioonideks. Jaapan pidi 2027 aastaks kulutama 2% SKT-st kaitsele. Uus peaminister Sanae Takaichi ütles, et see pole piisavalt kiire. Seetõttu tõusis kaitsekulutuste osakaal 2026 aastal 1,9%-ni. Jaapan hangib endale pikema tegevusraadiusega Tomahawki tiibrakette ning õhust lastavaid rakette, mis suudavad tabada sihtmärke enam kui 300 miili kaugusel. On olemas isegi uued, kodumaal toodetud hüperhelikiiruselised laevatõrjeraketid, mis suudavad tabada laeva 600 miili kauguselt. Jaapani allikate kohaselt on neid juba kasutusele võetud. Filipiinid on samuti kogunud rakette, näiteks HIMARS-süsteeme, mis suudavad välja lasta maapealset täppislöögiraketti kuni 310 miili kaugusele. Hiina teab venelaste kogemusest, kui ohtlikud need süsteemid võivad olla. Ja erinevalt Ukrainast on need HIMARS-süsteemid loodud laevade tabamiseks. Sõjamäng ei arvestanud sellega. Ameerika raketivarud ammenduksid tõesti mõne nädalaga, kuid see puudutab ainult Ameerikat. Tänu Jaapanile ja Filipiinidele oleks saadaval 100 rakette rohkem. Kas need saaksid kiiresti otsa? Jah, aga need teeksid Hiina vägedele veelgi rohkem kahju. On veel üks viimane osa plaanist, mis seob kõik need teised osad kokku. Mõned neist rakettidest lastakse välja maailma kõige olulisematest kitsaskohtadest. Project Hellscape ühendatakse Hiina majandusele elutähtsate laevateede blokaadiga. Malacca väin on endiselt kohtust Hiina impordib 70% oma energiast. Hiina kaubanduskodule lähemal lämmatatakse samuti, kui Luzoni ja Miyako väinad suletakse. Sellised ettevõtted nagu Lloyds teataksid, et nad ei kindlusta ühtegi laeva, mis liigub vaidlusalustes vetes. Kuna need on kõik Hiina rannikuvetes olevad alad, muutuks selle tohutu kaubalaevastik koormaks kaelas. Xi Jinping saaks oma juhtimiskeskuses Shanghai's vaadata, kuidas kaotused kuhjuvad ja aktsiaturg kukub. Aga Xi ei vaata ainult Hiina majanduse kokkuvarisemist. Ta teab juba, mis juhtub ülejäänud maailmaga, kui Taiwan langeb rivist välja. Ja seda teavad ka kõik teised. TSMC lülitub välja. Apple'i tarneahel peatub. Fordi tootmisliinid seisavad. Heiglate varustuse puudus hakkab ilmnema riikides, mis pole ühtegi lasku teinud. Maailm sõltub kiipidest, mis tulevad ühelt saarelt. Xi ei pane mängu ainult Taiwani ja ta teab seda. Just sellepärast loodavad need, kes teda peatada püüavad, et tema annab esimesena alla. Kui ta seda ei tee, rikub ta Hiina kommunistliku partei kõige põhilisemat lubadust. Pakkuda oma rahvale majanduskasvu ja sotsiaalset stabiilsust autoritaarse valitsemise eest. Kas tal on julgust päästikule vajutada? Kui halvim peaks juhtuma, siis need replikaator-droonid ja kergesti käivitatavad raketid ei suuda Taiwani sissetungi täielikult peatada. Aga neist piisaks, et Hiina sõjavägi kannaks kaotusi, mida pole nähtud vähemalt Korea sõjast saadik. Neist piisaks, et saata Hiina majandus suurimasse segadusse pärast Maod. Xi saaks sellest aru, sest ta teaks, et Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased suudavad võidelda ka siis, kui nad on haavatud. Pentagoni sõnum on, et kui võit ei tule Ameerikale kergelt, siis ei tule see kergelt ka Hiinale. See ongi Pentagoni tegelik plaan. Olla võitja kõrgete panustega argpüksimängus. Druuniparved, allveelaevad, Rapid Dragoni raketid, merejalaväebrigaadid kaugematel saartel, mitte ükski neist pole loodud võitmiseks. See on loodud selleks, et alustamine oleks võimatu. Kõige kallim sõjavägi ajaloos on loonud plaani, mille ainus eesmärk on seda mitte kunagi kasutada. Vähemalt võib öelda, et see on plaan. Erinevalt ideest saavutada ülekaalukas võit 48 tunniga sellise peaaegu võrdse vastase nagu Hiina vastu. See on lihtsalt soovmõtlemine. Aitäh, et täna minuga liitusite.
loodan, et teile meeldis video ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja teavituste sisselülitamist. See tõesti teeb vahet. aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Mätak.